Nüüd on Ameerika Ühendriigid just heaks kiitnud $2 miljardi suuruse relvatehingu Saudi Araabiaga ning ajastus ütleb kõik. Välisministeerium kiitis peaaegu $2 miljardi suuruse tehingu heaks ajal, mil Lähis-Ida on taas leekides. Me räägime USA rünnakutest Iraani vastu, Hormuzi väina sulgemisest, Iraani rakettidest, mis tabavad Pärsia lahe riike, sealhulgas Saudi Araabia naabreid, ning Houthi rakettidest, mis rikuvad nüüd aastatepikkuse rahu ka Riyadis endas. Washington kirjeldab Saudi Araabiat kui poliitilise stabiilsuse ja majandusliku progressi jõudu Pärsia lahe piirkonnas ning toetab seda kirjeldust varustusega, mille väärtus on $2 miljardit. Nüüd pöördume meie stuudios olevate külaliste poole. Meiega on julgeolekuekspert ja Ross Handleri raporti saatejuht Jakob Lappin ning rahvusvaheliste suhete analüütik ja endine Associated Pressi Euroopa ja Lähis-Ida toimetaja Dan Perry. Hästi, Jakob. Tere, ma tahaksin sinuga natuke rääkida sellest relvatehingust, mis praegu toimub. Mis on Ameerika Ühendriikide lõppeesmärk nii suure tehingu sõlmimisel Saudi Araabiaga? Sellised relvatehingud USA ja Saudi Araabia vahel ulatuvad paljude aastate taha. Tegelikult oli ainus tõeline paus siis, kui Bideni administratsioon kehtestas Saudi Araabiale relvaembargo nende varasema sõja tõttu hutide vastu, mis muide võib peagi tagasi tulla. Nii et see pole tegelikult midagi ebatavalist. Suurem küsimus nüüd, kui me oleme läbi elanud 2 sõda Iraaniga ja Iraan on Saudi Araabiat rünnanud, on hoopis see, miks koguvad Saudi araablased nii palju sõjatehnikat, kui on selge, et neil pole kavatsust peaaegu midagi sellest kasutada. See ongi tegelik küsimus, millele Saudi araablased peavad vastama, sest neil on palju rakette suunatud Iraani poole. Ja neil on õhuvägi, mis on üsna võimekas tänapäevaste hävituslennukitega. Nad on investeerinud oma relvajõududesse väga palju miljardeid, kuid tunduvad siiski äärmiselt kõhklevad. Tead, Mohammed bin Salman ja Saudi Araabia otsustajad peavad selle armee tegelikult kasutusele võtma. Nii et ma arvan, et see ongi keerulisem küsimus. Mis puudutab USA'd, siis see on üsna iseenesestmõistetav. Mida rohkem nad müüvad sõjatehnikat Pärsia lahe riikidele, seda rohkem teenivad nende kaitsetööstused raha. Neil on mõjuvõimu. Tead, suurriikide mõju seisukohalt on USA jaoks täiesti loogiline seda teha. Aga lahe riigid, eriti Saudi araablased, kes neid relvi kokku ostavad, peavad minu arvates paljudele küsimustele vastama, sest neil ei paista olevat julgust seda tulejõudu kasutada. Õige. Ma tahan lihtsalt öelda, et just praegu toimusid Dubais plahvatused. Nii et tõenäoliselt on see taas järjekordne rünnakulaine Iraani Islamivabariigilt. Ja nagu sa ütlesid, oleme näinud väga piiratud reaktsiooni Araabia lahe riikidelt. Kuigi muidugi nägime täna pilti droonist Iraani õhuruumis, mis näis olevat pärit Araabia lahe riikidest. Mida me tegelikult teame selle kohta, millist reaktsiooni oleme piirkonnast näinud, välja arvatud muidugi Iisrael ja Ameerika Ühendriigid? Avalikult kättesaadava piiratud teabe põhjal näib, et Araabia Ühendemiraadid on reageerimisel olnud kõige aktiivsemad. Ja arvestades selle suurust, näib, et nad teevad palju suuremaid jõupingutusi oma tulejõu aktiveerimiseks. See ei kuuluta välja, kui ta tulistab sihtmärkide pihta Iraanis. See ei taha selles vastasseisus esiplaanil olla, kuid kindlasti annab ta mõista, et on valmis vastutuld andma, kui tunneb, et selleks on õige aeg. Nii et Araabia Ühendemiraadid oleksid minu arvates esimene riik, keda ma kahtlustaksin. Ma arvan, et nad teevad muidugi õiget asja. Kui rääkida Pärsia lahe riikide vastutulest Iraani suunas, siis on see tõenäoliselt Araabia Ühendemiraadid. On ka teisi riike, kes on tulistanud, kuid ma arvan, et Araabia Ühendemiraadid tulistavad kõige rohkem. Nüüd tahaksin pöörduda sinu poole, Dan, ja rääkida veidi Saudi Araabiast ning selle tulevikuplaanidest. Sest ilmselgelt, nagu me just Jakobil kuulsime, ei ole see tingimata ebatavaline müük. Aga Saudi Araabia ei ole, võiks öelda, oma jõudu näidanud. Isegi kui Iraani Islamivabariik on seda sihtinud, kuigi palju vähem. Kas see on võib-olla sõnum, mis saadetakse Iraani Islamivabariigile või positsioneerimine võimalike tulevaste rünnakute jaoks? Kuidas sina sellest aru saad? Ma arvan, et see on kooskõlas USA praeguste eesmärkidega, mis on esiteks alati relvi eksportida sõbralikele riikidele, sest Trumpile meeldivad relvamüük ja tulud. Teiseks tugevdada Saudi Araabiat ja hoida neid enda poolel, sest nad on natuke kõikuvad. Ja nad on isegi viimastel kuudel vihjanud aeg-ajalt ettevaatlikule lähenemisele Iraaniga, võimaldades neile end kaitsta. Ja ma ei tea, kas Abrahami kokkuleppe laiendamine on endiselt päevakorras, aga nad tahavad seda kuidagi päevakorras hoida ja hoida Saudi Araabiat kindlalt Ameerika mõjusfääris. Kõik see saavutatakse selle sõnumiga, millele sa vihjad. Aga ma pean Jakobiga nõustuma, mõtlen, et 2010. aastal, kui ma õigesti mäletan, teatas kongress, et üle $100 miljardi väärtuses müük oli juba toimunud.
kui Trump viimati Saudi Araabias käis, räägiti jälle üldistest asjadest ja mitte tingimata usutavalt. See tuleb Trumpilt. Jällegi üle $100 miljardi väärtuses tehinguid. Nii et $1,5 miljardit või mis iganes see on, võib-olla nüüd 2, see ei muuda tegelikult suurt midagi. Aga ajastus on huvitav, selle väljakuulutamine on huvitav. Ilmselgelt pole see ebaoluline, kui Pärsia lahe riigid satuvad rünnaku alla. Nii et tegelik küsimus on, kas ükski Pärsia lahe riikidest on tõesti valmis osalema tahtekoalitsioonis, kui sõda tõepoolest uuesti algab ja neid kahtlemata rünnatakse. Ja kas nad siis jätkavad põhimõtteliselt lihtsalt selle talumist ning teevad väga vähe peale aeg-ajalt avaldamata, peaaegu varjatud Araabia Ühendemiraatide tegevuse, või saavad nad olema osa koalitsioonist, nii nagu Iisrael oli. See ongi suur proovikivi. Ma ei tea ja ma ei usu, et keegi teab, kas see kokkulepe on osa lubadusest või leppest, mis peaks nii olema, aga nii see peaks olema. Teate, ma tahan lihtsalt meie vaatajatele veel kord üle korrata, et praegu on Dubais kesklinnas kuulda olnud plahvatusi, nii palju kui me teame, see on Araabia Ühendemiraatides, tunnistajad annavad sellest teada. Ja see toimub muidugi olukorras, kus Iraan jätkab rünnakuid kogu piirkonnas, samal ajal kui USA on meie andmetel hiljuti rünnanud Keshmi saart Pärsia lahes, mis asub Hormuzi väina lähedal.